Mitte kunagi inimkonna ajaloo jooksul ei ole me söönud nii palju jama ja liikunud nii vähe. Meil on meelest ära läinud, milleks meie, meeste keha, tegelikult suuteline on. Siin on sulle väike meeldetuletus. Tere, mina olen Mikk Kingo Spetsist ja ma loodan, et see video annab sulle täiesti uue vaate, uue hingamise enda igapäevastele või iganädalastele treeningutele. Minuga siin on Igor, kes on personaaltreener, keda ma tunnen ise juba aastaid. Ja nagu sa eelmisest videoklipist näha võisid, siis Igoril on päris omapärane lähenemine sellele, kuidas mees võiks saavutada sellise idealistliku, väga tugeva, aga samas väga sitke keha. See, mida me paljud soovime. Selles videos Igor hakkab meile näitama paari harjutust, mida me võiksime igapäevaselt kasutada selleks, et meie suutlikkus tõuseks. Aga enne katsume koos aru saada, mis asi selline liikumiste kompleks üldse on. Igor, mul on väga hea meel, et sa nõustusid siia kaamerate tulema. Räägi meile palun, mis asi selline kummaline liikumiste kompleks on, kuidas seda nimetatakse? Ma arvan, see väga kummaline ei ole. See on oma keha valitsemine, natukene selline võimlemise, riistvõimlemise taustaga. Hästi palju ikkagi nõuab keskendumist, koordinatsiooni, tasakaalu. Ja mis sa ütled, kellele selline harjutuste kompleks võiks võib-olla kõige paremini sobida? Kui me nüüd võtame selle viimase klipi, mis tuli, siis mul on natukene edasi jõudnumatele, kes on mingi põhja juba saavutanud, alustalad, ja tahavad natukenegi oma treeningut ka siis teha mitmekülgsemaks või natukene anda vürtsi sinna juurde. Ja tavainimesele selline eneseväänamine tundub väga vigastuste ohtlik. Kuidas sellega on? Ma arvan, ükskõik mis liikumine, millega tegelemine võib olla vigastuse ohtlik hästi palju. Mina pean nagu tähtsaks korralikku soojendust enne seda, mida ma teen, ja siis loomulikult siis keskendumine sellel ajal, kui ma seda harjutuste elementi sooritan. Ja nüüd ma palun, et sina, Igor, näitaksid 3 erinevat harjutust, mida erinevate suutlikkustasemete või oskustasemetega mehed võiksid kas või igapäevaselt teha selleks, et meil oleks liikuvus parem, keha valitsemine parem, koordinatsioon parem. Teeme ära. Väga hea. Esimene harjutus algajatele, siis kõige lihtsam harjutus, mida ma soovitaksin, on siis ühel jalal seis, sealt laskumine toeng lamangusse ja sealt samamoodi ülesse. Ehk siis koordinatsioon, tasakaal. Proovid jälgida, et sa laskud jalast. Puus on otse, nii kaugel saad käed maha. Nüüd toeng lamangus. Ilusti jalg on sirge, kerelihased on korralikult töös. Kes tahab, lisab käte kõverduse. Siit nüüd natukene kõverda jalast saaks tõugata ennast. Samamoodi siin sätib vaagen hästi ilusti otse paika ja jala jõuga ülesse. Teine harjutus siis nendele, kellel on teatud jõubaas olemas ja tahavad natukene anda vürtsi, võib-olla erinevaid versioone kätekõverdusest õppida, teada saada. Kõige tavalisem kätekõverdus, keha sirge, õlad taha alla, siit surumine. Nüüd natukene raskem versioon, ehk siis ühe käe teise käe poole. Kolmas nüüd, et kui liikada ühe käe peale, siis vaheversioon, las 2 näppu alguses siin toetavad, jälle jälgid, õlg oleks all, surumine. Ja siis juba lõpuks üks käsi kas kõrvale, selja taha, jälgi, et sul kere keskosa oleks võimalikult tugev. Ja siit siis surumine. Kolmas harjutus, minu jaoks vast kõige põnevam, nõuab natukene liikuvust, arendab seda. Sul oleks vaja, et kusagil kangi on see õues jõusaalis, ei ole üldse vahet, kus kohas rõngad ka väga hea vahend. Alustad rippudes, esimene faas, tõstad põlved sinna üles enda alla, lähed nüüd tagurpidi rippesse ja sealt tuled tagasi. Kes tahab siis natukene veel asja teha raskemaks, ühe käega rippudes, väike kehapööre ja selline üks rippumise versioon, kus sa pead päris korralikult pingutama oma rinnalihast ja seljalihast.
Igor, räägi, kui inimestele meeldis see, mis sa näitasid ja võib-olla nad tahaksid sult küsida mingeid täpsustavaid küsimusi või tulla sinu juurde trenni, siis kuidas nad saaksid ennast sinu tegemistega kursis hoida või sinuga kontakti saada? Kõige lihtsam minuga on kontakti saada kodulehel tervisetreener.ee, kus on meil selline väike tiim. Sealt leiad kõik minu kontaktid, kirjuta mulle, helista mulle, kindlasti leiame lahenduse. Ja loomulikult, kui sul hakkavad enda Kingo Spatesi varud lõppema, siis kingospats.ee saad neid juurde tellida. Kohtume järgmisel korral. Kohtumiseni.